Aga nüüd kaitseme oma koera hoopis pori eest. Eesti talve puhul vist enam tõesti ei tea, kas lumi tuleb või ei tule, kas homme on õues soe või külm. Aga üks on kindel, kui sa oma lemmikuga õue lähed, siis ta läheb mustaks. Kui sa soovid oma kodu ja oma lemmikut mustuse eest kaitsta, on üks võimalus oma koer riidesse panna. Tere Sirli, miks ma pean üldse oma koera riidesse panema? Neid põhjuseid on mitmeid. Kõigepealt, kui me võtame näiteks vanad koerad, siis tihtipeale vaevavad neid liigesehaigused, nagu ka eakaid inimesi. Ja need liigesehaigused kipuvad süvenema siis külmade ilmade saabumisel. Rõskus, külm tuul. Selleks, et me hoiaksime koera liigeseid soojas, et nad taluksid seda rõskust ja niiskust paremini, on väga hea panna neile selga jope või siis kombinesoon, mis siis kaitseb külma ja tuule eest. Teiseks, nagu me teame, siis viimastel aastatel on urbaniseerumine toimunud, mis tähendab seda, et kui varem oli normaalsus see, et koerad elasidki õues, olid ketikoerad, kuudikoerad, siis nüüd on hakatud võtma pigem väiksemaid tõuge ning kolitud korteritesse. Kui me nüüd mõtleme, et omanik käib keskelt läbi 2 korda päevas jalutamas oma koeraga ja meil on õues -10 kraadi, siis toas on meil +24. See tähendab, et amplituud on 34 kraadi ja see on šokk koera jaoks. Ehk siis koer, kes on kogu aeg õues, justkui on harjunud nende õuetemperatuuridega, aga koer, kes siis liigub toa ja õue vahel, on tegelikult külmetushaigustele vastuvõtlikum. Täpselt nii. Selleks, et koer külma ei saaks, nohusse ei jääks, kopsupõletikku ei saaks, võiksime panna talle selga kaitsva jope. Kolmas põhjus, miks me võiksime üldse koera riidesse panna, on omaniku enda mugavus. Nagu me teame, siis Eestis on pidevalt selline kehv suusailm, mis tähendab seda, et vihma sajab palju, teed on mudased ning eriti pikakarvaliste koerte puhul pärast jalutamast tulemist see puhastusprotsess võib päris palju aega võtta. Ehk siis, kui me paneme koerale selga jope, siis pärast meil on endal lihtsam, sellepärast, et see kaitseb koera karva mustuse ja sopa eest. Aga kuidas on nüüd lugu koera riietega? Teame ju kõik, et ka inimese riietel ja riietel on tegelikult suur vahe, et mida nüüd valida, kui ma hakkan oma koerale siis neid erinevaid riideid ostma? Kõige kõrgema kvaliteediga riiete bränd Petsiti poodides on Hurta. Hurta on siis Soomest disainitud, Soomest pärit bränd ja seal on just pandud rõhku funktsionaalsusele ja praktilisusele. Ehk siis jopede õmblused on teibitud, materjalid on 100% veekindlad, nad ongi mõeldud selleks, et nad saavad märjaks, mudaseks, nad kaitsevad looma külma tuule eest, on perfektselt sobivad välistingimustesse. Hurta on keskendunud siis 2 suurele tootegrupile oma riiete valmistamisel. Ühelt poolt on siis just selle vihmase, lörtsise, mitte võib-olla kõige jahedama ilmariided ja teiselt poolt siis just need, mille sa paned selga, kui õues on -20 kraadi, mis kaitsevad jäise tuule ja väga külma ilma eest. Üks uuenduslik toode on lisandunud siis Extreme perekonda ja nad valmistasid kombinesooni, mis seest on kaetud sellise fooliumkihiga, mis peegeldab koera enda keha soojust. See kombinesoon on väga hea just pehmekarvalistele, lühikarvalistele, natuke vanematele liigese probleemidega koertele, sellepärast, et tal on pikendatud jalaosad, ehk siis ka kogu see kõhu alt rippuv karv ning need püksid, mis koeral jalas on, et ka need on kaitstud nii siis sopa eest, kui samas on puusaliigesed kenasti soojas. Et Hurta vihmariiete sarja on lisandunud Monsoon jakid, joped, mis on saanud endale uued värvid ning kasutatud on ökoloogilisi materjale. Ehk siis Hurta paneb rõhku ka taaskasutusele ning ökoloogilise jalajälje vähendamisele. Valikus on veel üks väga äge toode, et kui me ise kanname suusatama minnes sooja pesu, siis meil on võimalik pakkuda seda ka meie koertele. Tihtipeale käime koertega jooksmas, võtame nad välitreeningule kaasa. Ka neile oleks vaja seda soojendustressi, siis et
et lihased ei saaks liiga kiiresti maha jahtuda. Samuti sobib Hurta Body Warmer kombinesoon ka väga hästi karvututele, lühikarvalistele või siis lihtsalt lisasoojendust vajavatele koertele. Sobib ka suurepäraselt sportkoertele treeninguvaheliseks taastumiseks, et seal on õhukene fooliumkiht, mis siis aitab koeral hoida sooja ja peegeldab tema enda keha soojust tagasi. Body Warmer sobib väga hästi ka soojapesu rolli kandma, ehk siis kui ei taha osta väga paksu jopet või kombinesooni, siis võib kombineerida kenasti õhukese kombinesooni ja näiteks vihmajope. Teame ju kõik omast käest, et kõige parema riideeseme leiab siis, kui sa seda endale selga proovid, et kuidas nüüd loomale see jope või kombeka passimine käib? Jope puhul tuleks eeskätt lähtuda siis koera seljapikkusest. Seljapikkust mõõdame abaluudest kuni sabajuureni ja kõik Hurta riided on reguleeritavad. Seljapikkust saab lühemaks teha, kaela ümbert saab seda kaelust natukene kitsamaks teha, olenevalt siis kaela ümbermõõdust ning samuti rinna ümbermõõtu saab kohandada. Ehk siis, kui koer võtab natukene kaalus juurde alla, kasvab natukene, kui me võtame kutsikaeas koerale jope, siis seda on ikkagi võimalik reguleerida. Kui te ei tea täpselt, millist jopet oma koerale osta, mis suurust ta võiks kanda, siis Petsiti poodides on võimalik kõiki jopesid alati koerale selga proovida. Koerad on oodatud poodi ja meie klienditeenindajad suure rõõmuga aitavad teid. Kiirematele on võimalik veel osa saada ka meie sooduskampaaniast, ehk siis novembri lõpuni on kõikidel Hurta tavahinnaga toodetel -15% allahindlust.